Nii, head sõbrad, ma tulin siia lavale selleks, et valetamise mitte jätkata, et tegelikult presentatsioon teeb meil Alan, aga kuna minu nimi on programmis, siis ma pidin siia ka tulema. Aga pärast ma tulen uuesti, et Alaniga me teeme siin peaaegu aasta aega seda projekti, et Alaniga koos küsimustele vastata. Hea uudis on see, et meil on erinevalt eelmisest ettekandjast täpselt 0 aastat põllumajanduskogemust, täpselt nii nagu meie põllumajandusministril. Nii et ma olen täiesti veendunud, et me oleme väga kompetentsed, nii et mõelge välja hästi spetsiifilised küsimused. Nii et praegu ma annan Alanile sõna ja vast näeme. Ja aitäh, Andrei. Ekraani võib juba käima panna, aga ma räägiks natukene eellugu ka, et miks me siin täna oleme, on see, et teha ettevõtjate elu kergemaks. Kuna ma ise olen ettevõtja ja olen oma robootikaettevõttele taotlenud erinevaid toetuseid korduvalt, siis nagu te kõik teate, kes on sellega tegelenud, siis see on üks väga keeruline ja segane maailm. Minu ajalugu algas nii, et kõigepealt ma üritasin ise kirjutada, siis ei tulnud sellest loomulikult midagi välja, mingit toetust ma ei saanud, ei osanud. Seejärel ma palkasin 10 000 eest endale konsultandi, kes kirjutas mulle 9. klassi kirjandi stiilis asja valmis, mis loomulikult ka absoluutselt läbi ei läinud ja kuskil ei kõlbanud. 10 000 eurot vastu taevast. Seejärel ma valisin siis vähe soliidsema firma, maksin neile 15 000, läksime uuesti taotlema. Jäime 0,2 punktiga vist sellest lävendist alla, jälle ei saanud. Siis ega ma alla ei andnud, kuna projekt oli suur ja raha oli vaja, me vist rakendusuuringute programmi EIS-ist taotlesime. Ja seejärel siis tegime sihukese kokkuleppe, et ma ei maksa sentigi ette, aga nad võtavad 12,5% mu käest siis, kui me selle raha ära toome. Ja loomulikult seekord me selle raha ära tõime. See nali oleks mind peaaegu pankrotistanud, sellepärast et loomulikult toetusest konsultandile maksta ei saa. Aga see olukord ajas mind lihtsalt niivõrd vihale tookord. Ahah, nüüd sai käima ka. Olukord ajas mind tookord nii vihale, et ma mõtlesin, et seda asja peab saama kuidagi nagu lihtsamalt teha, et kas siis taotlemise poole pealt või esialgu ettevõtjale on ju kaunis segane üleüldse see maailm, toetuseid on ju sadu, et orienteeruda selles, mis sulle sobib, millele su ettevõte kvalifitseerub, MTAK-i koodid, see kõik on lihtsalt niivõrd segane maailm, eriti kui sa oled startup, eriti kui sa oled väikeettevõtja, sul ei ole raha konsultantide palkamiseks ja nii edasi. Ja siis see idee nagu algas sihukesest väiksest mõttest, et oleks mingi mootor või ütleme sihukene platvorm, kus on kõik taotlused ühes koos, sest meil on täna 7 agentuuri või palju neid on, kes toetuseid jagavad. Ja nendes orienteeruda on praktiliselt võimatu, pluss sul on veel seadusaktid, mis igaüks on 40 lehekülge, kes suudab neid lugeda, eks ole. Ja idee siis ma rääkisin ühele sõbrale, tema rääkis teisele sõbrale, kelleks oli Andrei. Siis me panime nagu sihukese esialgse tiimi kokku ja lõime siis sellise platvormi, mis aitab aru saada, mis üldse selles maailmas toimub, teeb lihtsamaks siis taotlemise, kuna see on kallis ja tavaliselt on vaja konsultanti selleks ja loob ka siis võimaluse nendele, kes muidu ei taotleks, ehk siis toob rohkem inimesi taotlema. Mina olen tegelenud robootika erinevate tehnoloogiatega. Henrik oli see inimene, kellega ma esimesena rääkisin. Tema on rohkem e-kommertsi ja turundusekspert. Andrei tutvustamist ilmselt ei vaja, aga tema on meie tehnilise poole taga ja kõige selle AI masina loomise taga. Ning meil on tiimis ka üks tugev konsultant, Anne-Mai on 25 aastat siis kirjutanud 90+ edukusprotsendiga siis erinevaid taotluseid, ehk siis tema nõustab meid siis taotluste poole pealt. Ja tehnoloogia seal taga on siis, me teeme otsinguid, mis põhineb tehisintellektil, ehk siis matchime neid toetuseid siis sinu ettevõtte profiiliga. Me aitame siis need taotlused valmis kirjutada, seal on suur roll ka AI-l, kes teeb palju musta tööd ära, korjab infot kokku, struktureerib seda, aga lõpptöö loomulikult teeb siis professionaalne konsultant, kes vaatab, et asi ka
korralikult vormistatud oleks ja läbi läheks. Ja meie süsteem ka siis esitab need ja teostab raporteerimise ja kui vaja, siis aitame ka projekti juhtida. Koostööpartnereid on siis terve püramiid, ehk siis raha jagavad valitsusasutused, omavalitsused, loomulikult teiselt poolt siis need programmid ja Euroopa Liit, kes raha jagab ja põhiklient on siis ettevõtted ehk siis taotlejad. Miks me oleme täna turul ainukesed, Euroopas ka suhteliselt ainulaadsed, on sarnaseid, kes teevad mingeid jupikesi sellest protsessist, aga meie teeme siis täisteenuse algusest lõpuni. Meil on abiks tehisintellekt, meil on väga tugev toetuste ekspertiis, meil on tiim, kes on erinevaid projekte teostanud nii IT vallal kui siis taotluste taotlemisel ja meie lahendus on siis otsast lõpuni kompleksne. Me oleme alla aasta vana, ehk siis veebruaris panime oma portaali käima, juba aprillis olid esimesed 500 klienti, suve alguseks olid esimesed taotlused esitatud, suve keskel oli meil kõik taotlused andmebaasil olemas, seal oli vist kokku ligi 800 tipphetkel, nüüd on paljud aasta lõpus kinni läinud, hetkel on vist 200 midagi. Siis me oleme valmis saanud oma äriplaani kirjutamise tööriista, seda ma demonstreerin teile ka varsti. See on päris nutikas asi, meie enda konsultandid kasutavad ka seda, et 1 minutiga siis kirjutab see sulle äriplaani valmis, mis on tavaliselt sihuke, sõltuvalt kui usin oled, 3 kuni 5 päeva töö. Ja hetkel on meil siis 1800 klienti, tehtud 150 000 otsingut, see number järjest kasvab ja järgmine aasta me siis plaanime hakata laienema ka teistesse riikidesse, kuna paljud need otsingud, taotlused, meetmed on samad. Aga ma näitaks teile nüüd, kuidas see meie platvorm töötab. Et meil on sihuke 2 erinevat siis faasi. Üks on ja põhiline on siis täiesti tasuta. See tähendab, et igaüks võib seda kasutada, proovida, testida enda firmaga, millised toetused välja tulevad. Nagu te näete, seal on 4 keele valik, siis alguses me eeldame, et te registreerite ka ennast ära. Sellel on mitu põhjust, esiteks, et me saaks kontakti teiega pärast, teiseks teie ettevõtte andmed siis, mille põhjal teha otsingut. Meie mootor käib siis äriregistris, vaatab EMTAK-it, siin tuvastab, kas ma olen robot. Seda vahest juhtub. See on inimeseks olemise tõend. Nii, ja järgmine protsess on siis see, kus te saate endale luua uue projekti. Igaüks saab 3 projekti luua tasuta, nii et kui teil on mitu ettevõtet, võite siis erinevatele ettevõtetele samuti neid projekte teha. Sisestate siia oma firma nime. Ma võtsin ühe väikse hobutalu Muhumaal. Võite valida ka, et mul ei ole ettevõtet, aga siis see tähendab, et te saate seal kehvemaid tulemusi ja mitte nii täpseid. Kui teil on veebileht, pange kindlasti see ka, sest meie AI korjab sealt kõik info kokku ja kasutab seda ka otsingu tegemisel. Nii, ja siis ta loob ise teile projekti, siia võite kirjutada, palju teil umbes raha on vaja, näiteks 50 000. Tasub seda projektikirjeldust täpsemaks kirjutada, milleks teil raha vaja on, kes on meeskond ja projekti natuke kirjeldada, mida täpsemalt te kirjeldate, seda täpsemalt ta ka otsib. Aga AI teeb meil väikse töö ette ära. Nii. Ja siis algab otsing. See võtab hetke aega, aga ta siis sätib 3 kategooriasse toetused, mis teile sobivad. On rohelised, mis peaks teile täpselt sobima ja kindlalt sobima, siis on punased, juba näete siin, need on selgelt mitte sobivad ja kollased. Kollane võib tähendada seda, et kas on mingit infot puudu, näiteks me ei tea teie töötajate arvu või käivet või mingisugune detail on seal natuke erinev, mida te võib-olla saate muuta, näiteks EMTAK-i koodide juures. Aga nüüd siin näete, sellele hobutalule on siis kohe päris mitmed sobivad meetmed. Liider ilmselt on kõige kindlamalt sobiv, siin on maapiirkonna ettevõtjate investeeringutoetus, võtame selle üle lahti. Ja siin on siis näha teie töölaud, siin on kirjeldus, miks see sobib, siin on firma kohta andmed, taotlemise tingimused, võite vaadata, mis on abikõlbulikud kulud, mis on taotlemise protsessiks vajalik ja nii edasi. Siin on olemas ka link, mis viib selle meetme lehele, nii et te võite minna sinna ja ka sealt täpsemalt vaadata, aga põhimõtteliselt enamus infot on siin meie lehel kõik olemas. Nii, ja siis neid sobivusi on siin
ühesõnaga ta skännib kõik need läbi, mis olemas on. No vaatame korra allapoole ka, äkki on näha, siin on veel EIS-i konsultatsioonid ja siin on näha siis need kollased, mis võib-olla võiksid sobida, aga ei pruugi. Nii, see oli tasuta vaade. Vaatame siis selle tasulise vaatega üle. Tasuline vaade tähendab, et te maksate 20 €, mida ei ole eriti palju, sellepärast et me anname selle eest teile ka 15-30 minutit konsultatsiooni. Küsime lisainfot, seal teisel pool on päris inimene, kes räägib teiega juttu, teeb kindlaks, milline meede teile kõige paremini sobib, mis on selleks vaja teha ja kirjeldab ka siis, kuidas meie saame aidata. Siin on siis tasuline vaade, eks ole. Siin saad valida kas Eesti või Euroopa Liidu toetused, uuemad või kõik järjest. Nii, ja nüüd ma demonstreerin teile äriplaani loomise AI tööriista. Põhimõtteliselt selle sama info põhjal, mida te seal alguses nägite, 3 kastikest, seepärast on ka mõtet seda põhjalikumalt täita, et mida rohkem teil seal infot, seda ilusam see äriplaan lõpuks tuleb. Aga põhimõtteliselt siis nüüd ta võtab selle info, käib teie kodulehel, käib äriregistris ja koostab siis ütleme EAS-i sihukese standardi järgi struktureeritud äriplaani, mis on tavaliselt sihuke 14-15 lehekülge. Ütleme kohe sellega nüüd EAS-i tormata võib-olla ei maksa, tasub läbi lugeda ja täiendada, aga ütleme sihukeseks mustandiks ja alustööristaks on ta täiesti piisav ja korralik asi. Et nagu ütlesin, meie konsultandid kasutavad seda ja ma tean, et Liideri üks kogudest kasutab ka aktiivselt seda ja on tudengitel lasknud ka sellega teha oma töö ära, mida nad muidugi peaks ise tegema. Aga nii, sekund läheb veel aega, tavaliselt 1 minut umbes läheb selleks aega, et AI oma töö ära teeks, aga siis ma saan teile demonstreerida ka, milline see äriplaan välja näeb. Et seda äriplaani näiteks saab kasutada starditoetuse taotlemiseks. Ja ma räägin enamjaolt siin küll EIS-i nendest toetustest, ka PRIA toetused on meil kõik sees ja ka neid kirjutame, nii et ei maksa arvata, et meil seal väga ühes suunas see on. Ja meil on tagava terve väike armee konsultante, kes on siin erinevaid PRIA toetuseid kirjutanud. Täna ma just rääkisin ka ühega, kes tahtis väga tulla meile appi kirjutama. Nii, tooted ja teenused, see tundub kõige keerulisem olema AI jaoks millegi pärast. Aga kohe peaks see ka valmis saama. Me võime siit äkki natuke edasi kerida. Okei, nii äriplaan on siin siis näha. Siin on siis juhtkonna kokkuvõte, äri eesmärgid, saavutused, rahastamise põhjendus, seda tasuks kirjutada natuke täpsemaks, ettevõtte kohta infot, mis on meeskond, siis äriregistrist omandi kohta, mis on teie tooted. Need on ilmselt siis kodulehelt kõik kaevandatud informatsioon. Siin on erinevad litsentsid, mida võiks taotleda, põhjalik riskianalüüs, ühesõnaga korralik äriplaan. Siis võib-olla säästame natuke aega ja kerime seda edasi. Ja lähme siis vaatame konsultatsiooni tellimise momenti. Nii. Kui te olete kindel, et siin on mõni toetus, mis võiks teile sobida ja mida te TRL tase. TRL tase on muidugi siuke, mis rohkem tehnoloogiafirmadele kvalifitseerub, aga see on siis tehnoloogilisuse valmiduse tase, mida meie AI ka hindab, et kui kaugel teie tehnoloogia on, näiteks kes tulevad tarkvara arendama või midagi sellist. Võib-olla põllumajandusettevõttele see nüüd nii oluline ei ole. Nii, ja siis on konsultatsiooni tellimine. Ehk siis meie AI küsib teie käest paar lisaküsimust, et me saaks täpsemalt teada, mida selle konsultatsiooni käigus rääkida. Kõigepealt me küsime, kuna teile sobib seda konsultatsiooni teha, mis kell ja mis päev, et tehaks kokku leppida. Seejärel küsime, et kas on sihtturud või plaanid. Ühesõnaga, need küsimused on iga kord erinevad, see sõltub teie projektist, see sõltub teie firmast, see sõltub väga palju sellest, mida te sinna kirjutanud olete või mis ettevõte te olete ja see on selleks, et siis meie konsultatsiooni saaks paremini teha.
investeeringu summa, see on ka tihtipeale oluline, et teaks, kui suuri meetmeid sihtida, kas me räägime millestki väiksemast või räägime miljonitest. Ja mis võiks olla siis need täpsed investeeringud, sest meil on ka kliente, kes tulevad ja ütlevad, et ma täpselt ei tea, aga raha tahaks küll. Et siis on väga raske neile leida, mida konkreetselt pakkuda. Ja. Need mõned küsimused võivad natuke keerulisemad olevad ja nõuavad mõtlemist, aga me peame nagunii neid mingi hetk küsima, nii et säästa enda ja enda konsultandi aega, siis me teeme selle protsessi enne ära. No nii, konsultatsioon on tellitud ja see tähendab seda, et siis mina kirjutan teile päeva-paari jooksul või helistan ja pakun välja siis aja, kuna me saaksime selle konsultatsiooni ära teha. Jah, põhimõtteliselt see meie teenus ongi, et me seejärel siis konsultatsiooni käigus teeme selgeks, milline meede teile kõige paremini sobib. Siis me teeme teile pakkumise selle kirjutamiseks. Ma võin öelda, et see on kindlasti odavam kui turul pakutav ja me teeme seda oluliselt kiiremini, sest AI on meil abiks ja aitab neid kokku klõbistada, musta tööd nii-öelda ära teha. Ja me oleme ka kiired esitamisel ja küsimustele vastamisel ja aitame ka siis, protsesse juhtida ja kõige vastikumat osa ehk siis lõppraporteid kirjutada, nii et tasub meie poole pöörduda. Aga tänud, rohkem aega ja raiskaks, võtaks parem küsimusi, et need on alati huvitavamad. Ja see viimane vaade, mis siin oli, et varsti nende küsimuste asemel tuleb ka tehisintellekt, kes räägib teiega ja küsib need asjad lihtsamini ja kiiremini. Ja ta on võib-olla kannatlikum kui tavaline konsultant. Nii et. Aga küsimused? Ma tean, et Alanil oli kindlasti koduaed lapsepõlves, nii et ta võib ka nendel teemadel. Ma olen Vormsi saarelt pärit, nii et ma olen maaga väga kursis. Tervist, aitäh põneva sissejuhatuse eest ja tarkvara siis tutvustamise eest, et ilmselt kindlasti väga kasulik. Et küsimus selline, et mis siis on nüüd teie praktika, kui paljusid olete saanud aidata ja mis on see protsent õnnestumisele? Hea küsimus. No nagu näitasin, 1500 klienti on meil läbi käinud, 1800 juba tänaseks, jah. Ehk siis nii palju projekte on meil tehtud sellel saidil, nii palju otsinguid, nii palju siis inimesi, kes on otsinud vastavaid meetmeid. Nüüd kirjutanud kokku oleme äkki seal 20 ringis, kuna käivitamise kõige peale on läinud aega, siis õhus rippuvaid on veel circa mingi 30. Et paljud on sellised, kes ei tea täpselt, kas nad tahavad taotleda või mitte. Kellel on oma finniga küsimusi, kes tavaliselt on ajaprobleem, eks ole, inimestel ei ole aega nagu süveneda ja nii edasi. Siis ära toonud oleme me täna 100%. Neid ei ole palju küll, sellepärast see protsent nii kõrge on, aga meil on hetkel veel sees mingi 4-5, nii et ma arvan, et selle aasta lõpuks saab see number täitsa kena olema. Täna on olnud see fookus rohkem selle asja arendamisel, korralikult käima saamisel ja nii edasi, aga ma ütleks, et see huvi on üllatavalt suur. Et seal on palju ka muidugi sükest klienti, kes tuleb lihtsalt kalastama ja vaatama, mis asi see on, kas mul üldse võiks midagi sobida, kellel ei ole mingit konkreetset ideed ja nii edasi, et see loomulikult need protsendid teeb natukene siukseks võib-olla ka see, kes väga täpselt teab, kirjutab ise ja tal on see ise kirjutamise võimekus ja loomulikult selge on see, et nagu väga suured ettevõtjad, ma eile just rääkisin ühe suure ettevõtjaga, kes küsis, et miks sellist teenust temale vaja oleks, aga tal on endal majas kirjutaja olemas, eks ole. Et see ongi pigem suunatud siis neile, kes ei taha nii palju raha kulutada ja ei ole kursis selle maailmaga. Ja paljud ka selle konsultatsiooni käigus saavad aru, et või meie saame aru, et võib-olla meil ei tundu, et see on selline perspektiivis projekt, aga tal on kõik töö tehtud, et siin ka oli meil vahel üks vestlus, kus üks meie klient läks konsultandi juurde
ja tegi seal projekti, mitte meie juures. Et sellist on ka palju, sa saad põhimõtteliselt äriplaani, analüüsi selle kohta, mis toetusele sobivad ja kui sinu usk on tugevam kui meie oma, siis sa võid ise minna ja proovida. Üks kindlasti selline perspektiivikas toetus oleks starditoetus, mis praegu on kinni, mis on mõeldud sellistele väiksematele ala kohvikule või juuksurisalongile ja seal on, ma ise olen suhteliselt veendunud, et tavaline inimene, kes peab kohvikut või juuksurisalongi, ta ei ole võimeline nagu seda päriselt ise teha, et seal on, ütleme 30 lehekülge teksti, seal on näiteks üks peatükk vastavus Eesti 2035 arengustrateegiale, kus on näiteks võrdõiguslikkuse peatükk eraldi ja kui sul on juuksurisalong, siis võib-olla sul on teatud probleemid sellega, aga tehisintellekt saab hakkama ja aitab teid nagu väga, väga hästi. Just. Veel küsimusi? Seal. Okay. Teen kähku, et väike tehnoloogilise poole pealt küsimus, et kas te teete selle AI töö eesti keeles või teete inglise keeles ja siis tõlgite? Tal ei ole vahet, mis keeles, see skeem on meil, ma arvan, eesti keeles Eesti toetuste puhul, aga kui sa lähed taotlema, sa valid saidi keelt, seda on praegu äkki 3 erinevat. 4 erinevat, jah. Ja siis sa nagu selles keeles saad äriplaani ja kõik need soovitused, et ma ei tea, teilt kui sa need toetused saad kätte, siis sa võid sisse vaadata ja ta annab sulle nõu, mismoodi sa võiksid nagu oma projekti rohkem vastavusse viia antud toetusega, see on täpselt samamoodi selles saidi keeles, ehk siis praegu on eesti, vene, inglise, mis see neljas on? Läti, jah. Et skeemid on meil eesti keeles, aga need tõlgitakse kõikidesse keeldedesse põhimõtteliselt, jah. Ja kui tuleb see häälega nõustamine, konsultatsioon, siis see on ka samamoodi selles keeles, mis sulle sobib ja sa võid selle vestluse käigus ka keelt vahetada, et näiteks kui sa räägid näiteks prantsuse keeles, sa võid jätkata prantsuse keeles ja ta saab väga hästi hakkama. Jah, see häälekonsultatsioon, me just testime seda, see on väga äge asi, see tõesti tundub, nagu see inimesega räägiks ja ta on päris nutikas, nii et ootame, et seda laivi lasta. Mul tekkis küsimus selle kohta, et ma saan aru, et te loote selle projekti sisu, aga kes selle süsteemi sisestab näiteks e-PRIA-sse? Süsteemi sisestab täna veel meie konsultant, kuna meil ei ole liidestamist tehtud e-toetuse või e-PRIA-ga, aga me oleme kohtunud kõikide agentuuridega, nad on väga rõõmsad, et me seda tööd teeme. Nad on kõik väga abivalmis olnud ja põhimõtteliselt olnud sellega ka nõus, et me üks hetk liidestame. Et see säästab nagu väga palju närve ja vaeva ja aega kindlasti. Aga seal on väiksed nüansse, et miks ja kuidas veel mitte, et see nõuab testimist ja nii edasi, turvalahendused ja nii edasi, aga see on meil kindlasti plaanis. Et üks hetk see inimtöö sealt vahelt nagu täielikult ära võtta, et teoorias on see tehtav. Ja selleks võib-olla oleksid mõistlikud ka mõned riigipoolsed sammud, et täna me kogume näiteks need toetused roboti abil, et ei ole sellist kohta, kus nad oleksid kas või nagu kõik linkidena üleval, mis tegelikult on kahetsusväärne ausalt öeldes. Ja meil riigil läheb aega selleks, et võita raha selle tehnoloogilise revolutsiooni käigus, et teised riigid on meist kahjuks viimastel aastatel palju kaugemale jõudnud. Ja oleks need grandid vähemalt ühes formaadiski, sest me täna teeme niimoodi, et me alguses lausa peaaegu käsitsi otsisime kokku seda informatsiooni. Täna oleme me viinud enda tehnoloogia sinna, et ta suudab need õiged asjad õigetest kohtadest üles leida, aga nad on nii erinevates formaatides. Eisilehel on ühtemoodi, KIK võib-olla on isegi kõige keerulisem, kuna neil on hästi paljudel lehtedel need asjad laiali, et see asi nagu koondada, see ongi meie suur missioon. Või näiteks omavalitsus samamoodi, et igal omavalitsus tavaliselt on mõni selline valik toetusmeetmetest, aga nad on väga erinevas kohtades, väga erineva struktuuriga
ja neid meil päris kõik ei ole, et tahaks, et isegi meil ei ole nii palju omavalitsusi ka, et tahaks, et iga omavalitsus oleks esindatud, aga selleks riik ka ei tee ühtegi liigutust, nii et sellest on kahju. Aga tegeleme sellega. Küsiks sellise asja, et kui liidritoetustel on hästi tihti tarvis näidata, ma ei tea, Eesti 2035 või 50 mingite dokumentidega seoseid, et siis teil see AI suudab need üles otsida kõik nagu võimalikud seosed, mis siis selle toetuse jaoks vajalikud on või ikkagi ise lugedes ja sealt nagu püüdes tõlgendada on nagu kasulikum? Ja sul on alguses hästi selline nagu lühike projekti kirjeldus. Ta üritab tuletada neid potentsiaalseid seosed, mis ta teab, millele ta peab vastama, aga ta ei pruugi teada, kuidas. Ja see info tulebki konsultatsiooni käigus, aga ta pakub potentsiaalseid sõnastusi ja sa võid need parandada, sa vähemalt näed, kas see vastab sinu projektile või mitte. See, et mingi asi jääb seal kuidagi kahe silma vahele, seda ei juhtu, aga ta võib pakkuda midagi, mis ei ole päris tõene ja siis sa lähed ja parandad. Aga vestluse käigus konsultandiga see ongi see, kuidas tavaline projekti kirjutamine toimib, et kui sa lähed konsultatsioonifirmasse, siis inimene räägib sinuga tund aega, see kontekst tekib ja siis ta teab, mida ja kuidas vastata igale konkreetsele küsimusele. Tehisintellekt toimib täpselt samamoodi. Ta võib-olla unustab vähem kui see inimene, aga põhimõtteliselt idee on sama. Ja, eks siis konsultatsiooni käigus tehakse selgeks ja arvestatakse kirjutamisel. Nii, ja üks ja viimane küsimus siis veel. Aitäh! Siin kõrval ruumis, väikses ruumis, Andrese ruumis oli täna 2 ettekannet pettusskeemid ja järgmine oli siis Sorainen advokaadibüroo soovitused vaidlustest hoidmiseks või miks üldse vaielda. Et kui suur oht võib olla üldse see, et ma paha aimamatult, tahtmatult nüüd AI abiga teen sellise toetusskeemi, mis siis satub mingisse mitte lubatud kontrolli. Et AI on väga loov. Sa pead ikkagi lugema seda, mis sulle kirjutakse, et siin on 2 võimalust, et kas sina valetad või ta võtab mingi puuduliku info ja valetab mingisuguse jutu kokku. Et mõlemad variandid, sa pead arvestama, et sina vastutad ikkagi. Et ei ole nii, et kui tuleb kontroll, siis sa ütled, et aga tegelikult mulle siin mingi ChatGPT kirjutas teksti, ma pole seda lugenud, siis saatsin edasi. Sellist juhtumid on kindlasti olemas, aga see ei vabasta sind vastusest paraku. Seda on vist üsna keeruline teha, kui ma mõtlen, et sul peab ju olema ettevõte, sa oled ise oma nimega seal taga, sul peab mingisugune, mingi projekti sa kirjutad kokku, aga ega siis EISIS ja PRIAS ka rumalad inimesed ei ole, et seal on ikkagi väga tõsine kontroll, et kõik projektid, mis me oleme esitanud, on saanud kõvasti lisaküsimusi ja lisakontrolli, on ju. Ma arvan, et need ajad on läbi, kus sealt majast mingi siukene jama läbi läheb. Aga AI on nutikas absoluutselt, et sellega ma ei nõus. No nii, ja lõpetame sellega, et AI on nutikas. Aitäh. Aitäh teile, härrased. Tänud. Aitäh.